Tšau, mina olen Ülle Puu Viljandi stuudios Taroka ja vaatame täna üle augustikuu energiat. See on üldine prognoos ja võta siit see, mis mind parasjagu kõnetab. Ja kui ma ladusin neid kaarte ja vaatasin ja mõtlesin, mis siis augustis nagu ees seisab, siis mulle tundus, et see august on nagu kõige pöörasem kuu üldse, kus sa sillutad oma teed järgmisteks kuudeks või isegi järgmisteks aastateks. See on kõige suuremate nagu võimaluste ja kõige suuremate muutuste või muutuseid esile kutsuv kuu. Ja sa saadki siin kokku põimida oma kogemused, oma tarkused, õpitud ja lisada või põimida see kokku sellise tegutsemisjulgusega. Nii et head tee sillutamist augustis. Ja august on 8. kuu, numeroloogias number 8, mis on külluse ja saavutuste energia. Taros on see jõukaart, mis õpetab sind toime tulema sisemise jõuga, kontaktis olema iseendaga, oma sisemise jõuga, ilma et sa kogu aeg tahaksid hullult nagu kellelegi midagi tõestada. Ja ka ilma, et sa hullult ennast takka piitsutaksid, kiirustaksid või tormaksid kuskile, sest jõukaart on väga teadlik, rahulik liikumine, aga teadvustades iseenda jõuvarusid. Millal sa jõuad, kui palju sa jõuad, millal sa laed oma sisemisi akusid, see ongi iseenda jõuga kontaktis olemine. Ja jõukaart on seotud ka füüsilise kehaga, nii et vaimne ja füüsiline jõud. Siis number 9 on ka siin pundis ja 9 on seotud lõpetamistega ja elutarkuse vibratsiooniga seotud. Taros on see 9 erak ja see kutsub sind hetkeks peatuma, eralduma sotsmeedias, suhtlemises suurtest rahvamassidest. See eraldamine või eraldumine võib olla 1 tund, pool päeva, päev, nädal. Sa saad ise seda valida. Ühesõnaga see kutsub peatuma, kuulama, mis sinu sees toimub, kuulama sisehäält, kuulama intuitsiooni, kuulama sisemist tarkust. Ja kuu esimene pool on loov ja rohkem pöörab tähelepanu sinu enda identiteedile. See tähendab seda, et identiteet on sinu omaduste, tõekspidamiste, väärtuste ja kogemuste kogum, mis teebki sinust selle inimene, kes sa oled. Ja teine pool on rohkem seotud praktilise poolega ja võib-olla ka selline vajadus ratsionaalsete sammude astumiseks. Loogilised otsused. Ja kuu esimesel poolel 8. augustil on täiesti siuke nagu portaal või vära või siuke tipphetk, mida nimetatakse siis lõviväravaks. Lõvivärava portaaliks. Selle mõjuaeg laias laastus on 26. juulist kuni 12. augustini. Ja siis seda tuntakse ka sellise galaktilise uue aastana või uus aasta. Galaktiline uus aasta. Ja siis inimese sise- ja välismaailm on omavahel paremini kontaktis või õnnestub sellel inimesel paremini kontakti saada oma sisemise ja välismaailmaga. Ja luua selline parim kooskõla või parem kooskõla. Ja see on võib-olla ka aeg, kus nagu maha võtta, kuulata oma sisetunnet, suunata tähelepanu sellele, mida sa soovid oma ellu tuua.
siis on ka need unistamine, afirmatsioonid ja tõsine nagu järele mõtlemine, et naine või mees, mida sa siis tahad. 12. augustil on päikesevarjutus Lõvis ja see puudutab otseselt loovust, eneseväljendust, identiteeti taas. Ja on aeg loobuda maskidest ja rollidest, mida sa oled mänginud, et saada teiste heakskiitu või sa oled harjunud mängima, sest sa oled nii kaua selles rollis olnud. See kehtib muidugi nendele inimestele, kes ei ole otseselt näitlejad, kes ei pea näitleja ametit. Ja sa saad üle vaadata enda elus kandvad rollid ja analüüsida, kas need ikkagi kannavad sind, kas need viivad edasi, kas see on sinu pärusmaa endiselt või mitte. Ja see on ka see hetk, kus selle sama jõutarokaardi, jõukaardi energia tõuseb siis nagu esiplaanile ja sa saad näidata ennast sellisena, nagu sa päriselt oled. Sa saad aktiveerida projektid, tegeleda mingisuguste hobidega, siis suhted, romantika, kõik see, mis paneb silma särama. Ja sa saad seada sinna oma fookuse, oma suuna, oma tähelepanu ja anda sellele nagu topelt jõud. See tuleb läbi sinu, see on läbi sinu tulev portaal, sest see on sinu elu, sinu suund, sinu teekond. Ja see on see, mis tahab sündida läbi sinu. Mina ütlen ikkagi, et ma maalin, läbi minu tuleb nagu portaal, et mis tahab läbi minu sündida. Ja sa oled tööriist, aga ole siis tööriist iseendale. Ja vaata, kuidas sa lood iseenda elu, iseenda abil, mis sünnib läbi sinu. Universum annab sellele lihtsalt nagu võimaluse, tõuke, teatud energia ja inimesel on vabadus kasutada seda energiat omal vabal moel. Nii, vaatame siit ühe kaardiga. Narrikaart, nullist alustamine. Et sa võid seda võtta tõsiselt või siis ka kohustuste vabalt, et sa ei kohusta sind mitte millekski. See on lihtsalt üks võimalus, et sa ei kohusta sind millekski. Töö ja eneseteostus. Augustis see augusti energia toetab neid inimesi, neid ettevõtjaid, tööandjaid või töövõtjaid, kes on valmis oma unikaalset unistuste teed käima. Tee seda rahulikult, enesekindlalt. Too välja oma vaatenurgad, seisukohad. Esitle avalikkuse ette oma unistused, soovid, igatsused. Laota need teiste ette laiali. Räägi, mida sa teed ja miks sa seda teed. Aga eraks sinu sees ütleb, ai tead, ootame veel veidi, ärme seda asja veel tee, ärme räägi, oleme oma ette. Ja ta tahab hoopis nagu peitu pugeda ning mõelda 100 korda vähemalt need asjad üle kontrollida, üle mõelda ja veel kord mõelda, ette valmistada, või siis julgust koguda ka. Loomulikult on see nii, et kõigi ideede ja mõtetega ei peaks nagu kaasa jooksma ja kõik uksed ei olegi avamiseks. Aga sa võid lihtsalt raisata nagu selle kuu, ma võtan ühe kaardiga siit, maha magada, sa võid lihtsalt maha magada oma võimalused selle taha, et sa ootad seda ideaalset momenti või sa kontrollid 100 korda kõik asjad nagu üle ja arvad endiselt, et sa ei ole valmis. Tead, tuleb nii nagu tuleb. Ja sind võetaksegi sellisena nagu sa oled ja siis sa saadki oma identiteeti näidata, milline sa tegelikult oled. Nii. Ja siis võibki olla kõige suurem edusamm hoopis see, et sa julged öelda mõnedele asjade ei
mis enam ei toimi, sinu hing ei tõmba selles suunas. Või siis su kõige suurem julgus on see, et sa ütled välja, mida sa tegelikult soovid, tahad, mõtled, missugune töö sulle sobib, kuhu sinu igatsus ja hing sind tõmbavad. Ja kui sa oled millegi nimel pikalt pingutanud, vaeva näinud, mingi projekt, oma ettevõte, mingi idee, see idee võib olla ka tööväline, sest ka, kodus on ka töö ju, siis nüüd hakkavad need esimesed viljad küpsema ja sa näed, et midagi hakkab toimuma, midagi hakkab liikuma. Ja vaata, lase see jällegi iseendast läbi, kujuta seda endale ette, sest see kõik on loomine. Ja eriti hea aeg selleks on 12. august, see lõvipäikese varjutus, see annab seda julgust juurde, tegutsemisjulgust, kõnelemise julgust, ja julgus unistada, sest vahest ei julge ju unistada ka, issand jumal, see summa, see mõte, see ei ole võimalik, on ju. Ja nüüd see annab sulle selle nagu julguse. Jällegi, see tuleb läbi sinust endast, mida sa tahad välja anda. Kirjuta kas või välja siis, või räägi peegli ees ise endale välja, vaata kui õudne see on. Aga võib-olla hoopis avastad, et issand, see oli vabastav. Võib-olla sa pead hoopis niimoodi tegema selle. Siis kuu lõpupoole muutub energia märgatavalt selliseks praktilisemaks. Ja see on ka aeg, kus korrastada võib-olla niisugust raamatupidamine, paberimajandus, igast dokumendid, plaanid, eelarve, väga oluline on ja tööprotsessid, millal, kuidas, kes teeb. Ja väikesed detailid saavad sellel ajaperioodil hoopis olulisema tähenduse ja mõjutavad seda edukat tulemust palju rohkem, kui sa arvatagi oskad. Mõtled, ma tegelen siin, ma ei tea, tühja tähjaga, et see ei ole oluline. Aga tegelikult on oluline. Et see annab sulle edukama sellise suurema pildi tulevikus. Ja kui sa oled nüüd kuu alguses unistanud, loonud, läbi enda lasknud välja, nähtavaks tulla, mingid asjad, mida sa soovid, siis nüüd siis kuu lõpus on aeg see kõik vormi valada. Võtan siit taarokaardi ja oled mõelnud, vaaginud, ütleb ära pikalt enam venita. Nüüd on aeg nagu sellega konkreetselt nagu tegeleda. Siis ma võtan ka fookuse kompassi kaardidest, mis on ettevõtjate kaardid ja ettevõtlike inimeste kaardid. Võtan siit ühe kaardi siit, et kuhu siis seada fookus, mis on nagu oluline. Maha kukkusid. Vaatan pärast, võtan üles. Nii. Nii. Mis on rohkem kooskõlas sellega, mida sa soovid? Ära mõtle, tunne. Ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Õiged vastused olid koolis, elus ei ole nii. Mis on sinu tänane valik? Mis tekitab sinu selevust? Mis paneb silma särama? Mis toob pikaajalisema kergustunde? Vot, väga head sellised nipid siia juurde veel mõtestamiseks, lahti mõtestamiseks sulle. Nii, ma võtan kaardid üles. See ei ole enam kokkusattumus. 2 kaarti, mis kukkusid maha. Midagi uut on sündimas ja mõlemad ühesuguse tekst on siin taga teine. Sinu avanemine, tee see ära. Siin on tegelikult rohkem teksti, aga ma lugesin selle, mis vajas jubast, et need kaardid kukkusid mõlemad maha. Uute asjade algus. Ma pean ikka seda lugema. Mitte keegi ega mitte miski ei saa sinult võtta ära sinu unistusi ja eesmärke. Ainult sina ise saad. Jutt jumala õige. Issand, kui hästi need kaardid sobisid siia sellesse taaro lugemisse praegust. Nii. Suhted. Lähme siis suhete juurde.
ja august on siis selline, kuna ta on see maskide mahavõtmise ajaperiood, siis sa saad ka vaadata suhetes, et millist maski sa oled hakanud nagu kandma. Vahest on ka see, et suhte alguses inimene nagu kannab mingisugust maski, pärast see langeb ära või siis vastupidi, sa hakkad pärast poole hoopis aastate pärast kandma seda mingit rolli või mingit maski endal ees. Siis nüüd on see aeg vaadata üle suhted sellise vastutustundliku pilguga, kaasa arvatud suhe iseendaga. Et mine peeglisse, vaata endale silma, vaata, mis sealt paistab vastu, on ju. Ja kui midagi on nagu jäänud rääkimata, sa ei ole mingeid asju märganud, siis on see väga hea aeg avameelseteks vestlusteks. Ja selline üks siiras jutu ajamine võib olla palju sellisem suhet turgutavam kui miski muu, aga siis tunneta, millal on see õige aeg. Et ära sõida kohe sisse, et kuule, nii, nüüd ma tahan rääkida. Vaid tunneta, vaata, millal on see õige aeg minna rääkima, et mõlemale oleks see selline sobiv ajaperiood, et jõuga ei ole siin vaja midagi teha, kuigi on jõukaart, sest see jõud on tarkus ja sisemine teadlikkus. See ei ole jõuga peale pressimine siin praegust. Ja kuna on ka selline kuu lõpus kuuvarjutus, siis see mõjutab rohkem emotsionaalset poolt ja kergitab üles ka sellised vanad emotsioonid, tekitab ka selliseid illusioone, võib ka välja tuua vanad mustrid, et jälle mingi korduv muster ja nüüd on aeg sellest lahti lasta. Intuitsioon töötab sellel ajal ülihästi. Vabandust, võtan lonksu vett. Aga see illusioonide kaart lihtsalt ütles, et väldi võib-olla sellist enesepettust, liigset idealiseerimist või ka sükest eeldamist. Et pigem räägi, küsi, vaata, jõua ise endast selgusele, et eriti kui tegu on südame asjadega, romantiliste suhetega. Et püüa vaadata sellise kaine, loogilise, ratsionaalse mõtlemisega ja siuksed nagu soovunelmad siis võib-olla kõrvale jätta, aga unistama ju peab ka. Ja vallaline võib siis augustis tegelikult tõmmata ligi neid inimesi, kes on sisemiselt küpsed, rahulikud, suudavad ise ennast nagu heas kohas hoida, rahulike käitumismaneeridega või rahuliku sellise suhtlemisega. Aga jõukaart ja jõuelement ju aktiveerib tegelikult sellised alfa-isased ja alfa-emased, kes tahavad minna nagu paabulinnud ennast näitama. Ja see võib küll tuua selliseid pinnapealset külgetõmmet või sellist pinnapealset suhtlemist, mis võib kesta isegi mingi aeg, aga kui see paabuling paneb suled kokku, siis võib-olla vaadatakse, et ei olegi ikka nagu see inimene, kes pealtnäha paistis või oot, mis nüüd, kus midagi kadus nagu ära. Et siin võib olla nagu sellist momenti. Või siis ka et see, kes alguses tundus nagu vaikne, siis ta sinu juures olekul nagu avab ennast nagu lilleõis. Et see on jälle positiivses võtmes. Aga jaa, et huvitav kuu. Et pöörasusi siin arvatavasti on, et vaatame, et kumbat pidi need avanemised siis on, et kas ja see paabulind viskab oma suled lahti, on siuke edev, või siis tuleb keegi kookonist välja ja tundub, et milline inimene on ja suur jõud vajab tasakaalustamist. Et see kehtib meie kõigi kohta. Augustis anna endale luba puhata ja maga, puhka. Kui sa näed, et uni on olnud väga kehva, siis jäta mõned tööd tegemata.
tööle ikka sa vist pead minema, kui sa oled töövõtja, et päris nii ei saa, et kuule, ma ei viitsinud tulla, ma tahan magada. Aga võta endale siis aega taastumiseks. Võta endale vaikusmomente, suhtle sotsmeedias vähem, suhtle inimestega vähem. Ja kuna kuuvarjutuse mõju on ka seal augusti lõpus, siis see võibki tuua pinnale selliseid erinevaid emotsioone ja tundeid, mida võib-olla ongi vaja nagu päriselt välja lasta. Aga siis vali aega ja kohta. Et luba endale ka seda, aga lihtsalt aeg ja koht vali, et keegi kõrvaline isik või kes selles süüdi üldse ei ole, et sa valad siis tema peale oma need mingid tunded, mis on üles kerkinud. Ja tegelikult seal eraku energiavarjus võivadki sündida kõige tähendusrikkamad äratundmised. Siis tervise poole pealt, kuna on emotsionaalne kuu, siis füüsiline tervis on hästi mõjutatud emotsioonidest, stressist, tunnetest ja see annab kajastus siis füüsilises tervises. Igapäevane stress kohe mõjutab. Ja kui sa väljaspoolt kontrollid ennast ülihästi, oma emotsioone, tunded, ongi sul mingi mask ees, on ja sisemuses kogu aeg korjub siuke väsimus, mingi koormus, hoiad emotsioone kontrolli all, sa oled hea näitleja ja hea enesevalitsemisega, siis see ka, ta tahab kuskilt välja pääsu, ta otsib välja pääsu või hakkab otsima välja pääsu, paisub, ja, et ta paisub, laieneb, otsib välja pääsu, võib tekitada täiesti kaalutõusu, väga selliseid suuri isu muutusi, isu kõikumised või isu läheb suureks lihtsalt, söögi isu on suur. Nii. Ja nõrgad kohad seetõttu võivadki olla selg, seljatagune, seedetrakt, elujõu kõikumine, hormonaalne pool, rinnak, jah, süda, rinnak, aeglane seedimine, närvisüsteem, üldine energiatase kõigub siis, jalalabad. Nii, ma võtan siit siis ühe nendest kaartidest on kehakaardid. Ja augustuskeha vajabki suur puhastust, toksilistest ainetest seal kuu lõpus oleks hea vabaneda, toksilistest suhetest ju ka. Nii, vaatame, mis siin tuli. Olen tasakaalus, vaata, nagu ma enne ütlesin ka et nagu tasakaalu otsimine käib. Nii, kui sa oled vaimselt ja füüsiliselt tasakaalust väljas. Kas teadsid, et füüsilisse tasakaalu harjutuste tegemine tasakaalustab ka meie emotsioone ja valikuid? Seistes kahe jala peal, vii oma fookus tasakaalule ja keskendu tasakaalu loomisele. Tasakaalustav hingamine. Mantra on olen tugevas ühenduses tasakaaluga oma kehas ja kõikides enda valikutes. Vot, sellised lood siis. Nii, ja augustis tõeline eduelamus või siuke see, et sa tunned, et tõesti, et sul on nagu läheb hästi või et sa oled midagi nagu saavutanud, ei tule suuremate pingutuste arvel, vaid sellest, et sa teed vähem, jätad mingid asjad tegemata hoopis, lubad endale ajapikendust, aga sa lihtsalt tegutsed läbimõeldumalt. Et kui siin kuu alguses siis on, kutsutakse siin nagu rambi valgusesse särama, ennast näitama, siis kuu keskel on selline loominguline tegutsemise periood, kus sa lood, oled ka loominguline ja kuu lõpus selle loomingu valad siis vormi.
ja ka lased lahti nendest asjadest, mis enam ei tööta ja ei toimi. Kõik ei mahu ka sinna vormi, mõned asjad lähevad vormist välja. Peaasi, et oma keha ikka vormis püsib, on ju. Ja suunama jõud siis sinna, kus sa näedki, et see on sulle väärtuslik. Et loo ise väärtust, saa väärtust, võtta väärtust vastu. Ja suunama jõud sinna, kus sa seda väärtuslikku või olulist punkti näed ise enda jaoks. Ja lase rahulikult lahti sellest, mis on läbi saanud, ära elanud. Ja siis sa saad valmistada nagu pinnas ette järgmisele peatükile, järgmisele teekonnale. Ja nii on. Ja muretsemist vähem, siuke murekaart on ja muidugi tegelikult ongi, et ega siis minul endal ka samamoodi, et tekitabki muret, et kas millegist lahti laskmine, millegist loobumine, teistmoodi tegemine. Vahest kapist on kahju mingit riideilpugi välja visata, et äkki läheb vaja, on ja. Ja siis sa muretsed selle pärast, mis tegelikult muretsemist vaja ei lähe ja see riideilpu sa ei pane ikkagi järgmised 2 aastat selga, nii et nii on meil kõigil, on ja. Nii, ole hoitud ja mina saadan sind sellel teekonnal, pane mulle like, jaga mulle kommentaare, anna endast märku, siis on ka minul indu ja tahtmist jätkata siin kommentaaridest või seal. All sa leiad ka lingi, kust ühineda minu meililistiga, kus ma iga kuu ja iga nädal saadan tasuta siis meililistile järgmise nädala sellised prognoosid, mis on küll üldised ja sa võtad sealt selle, mis sind kõnetab. Aga nii ongi, ega siis kõik ei olegi kõigile. Ole hoitud ja kaitstud ja järgmise korrani.